Ilusat päeva, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja kõigi suureks rõõmuks on taas meiega Toomas. Nii et tere Toomas, ilusat suve ja räägi, mis suve seiklused sul on olnud. Tere Kaia-Liisa ja kõik, kes meid jälgivad, vaatavad ja kuulavad. Alustaks näiteks sellest, et meie edenemine, meie aju ümbertegemise edenemine läheb ilusti. Nii et meil oleme juba jõudnud 10% juurde, mis on nagu tähelepanuväärne, sest enne oli ju 10% olid kõik need geeniused, kes kasutasid oma aju 10%. Aga meil ei ole ühtegi manuaali, kuidas me oma aju peaksime nüüd kasutama hakkama, kuigi potentsiaal on juba täiesti olemas. Et keegi kuskilt võiks uurida, kes kanalist või kuskilt, ise ka muidugi ei ole uurinud, laseme teistel seda tööd teha. Et mis me nüüd teeme, mis me peale hakkame nüüd selle 10%-ga, eks ju. Aga sellega saaks ju midagi juba välja mõelda juba. Ja DNA kohe saab valmis 4. keerd. Nii et ka seal on meil juba topelt läinud kõik asjad. Nii et see läheb ilusti sellise korraliku hooga edasi. Seal keegi midagi ei takista. Siis teine uudis. Praegust on saabunud selline huvitav aeg, kus meil ei ole parasiite. Meil on küll parasiitidest järgi jäänud igasugust jama kehas paljudel inimestel, jah. Aga parasiite ennast ei ole hetkel ja eile ma lõpetasin siis sellega, et kirjutasin üle viimased 3%. Ma küsin, mis 3%, aga kui palju see 3% on? Miljard. Ohoo. Okei, kirjutame üle miljardi viimase. Nii et õhtuks oli kokku, ma huvi pärast küsin, 4,23 miljardit sai siis kõik kokku, igasuguseid tüüpe üle kirjutatud. Niike isiklik rekord, ütleme nii. Ja siis ma jõudsin muidugi välja sinna päris kõrgele. Kõik, seal oli igasugust rahvast, krokodillid, hiiglased, krussisjuustega mingid kreeklased, siis oli seal mingi lohe oli vahepeal ja ühesõnaga ma kirjutasin üle ka need, kes tegelikult peaks andma käsu kiiresti alustada uut parasiitide tehase valmistamist, aga praegust ei ole kedagi, kes seda käsku annaks. Nii et meil on praegust on rahu maa peal. Ja naudime seda vaikust siis. Siis järgmine uudis on selline, et seoses muude parasiitide ülekirjutamisega sai ära puhastatud ka allilm, ehk siis kõik sarvikud on kadunud. Viimased, kes alles jäid, need läksid portaali, põgenesid portaali ja sinna allilma hakkas tulema, kuidas öelda, selline nagu mesi hakkas maa seest, hakkas välja tulema selline voolas sealt tükene lillakat värvi mesi. Ta ei olnud hästi vedel, aga voolas, jah. Siis ma delegeerisin ennast sellesse, ma ei saanud aru, kus kohast see tuleb. See oli selline nagu maa-alune järv, oli seda lillakat asja täis ja muudkui voolas. Ja see praegast ka voolab sinna veel. Seal ruumi on kõvasti. Ehk siis see on kõrges sageduses, nii et seal ükski sarvik sinna ei lähe enam tagasi. Selles võib kindel olla. Et selline tore uudis, et need on ka läinud. Sarvikud on, kuidas öelda, neil ei ole väga suurt sellist massi, nagu on nagu tavalistel parasiitidel, aga nemad tihtipeale mõjutavad inimesi. Näiteks lapsi mõjutavad enesetapule,
siis nad mõjutavad kas siis noori, teisi inimesi näiteks, eriti just noori, et ja et see näiteks tüdruk lõikaks ennast poisiks ja niimoodi. Et nemad, lisaks kooli ajupesule, siis veel Sarvik räägib sulle pähe, et jaa, see on jumala õige otsus, eks ju. Aga point on selles, et kui see tõesti ära mingil moel selle suudab teha, siis kui ta täiskasvanuks saab, eks ju. Ta saab aru, et see oli vale otsus ja siis ta võib ennast ära tappa, mis ongi tegelikult eesmärk. Eesmärk on, et sa tapad ennast ära, kuna sa said aru, et sa tegid oma elu kõige viletsama otsuse, eks ju. Ja siis saab hinge kätte. See on eesmärk, jah. Mitte, et sulle niisama mingit iba kõrva ajada, vaid et sa ennast ära tapaksid. Et selline olukord, jah. Ja praegust koolides ju, ma ei tea, mis meil on, 28 erinevat sugu. Lauri Jürgenson Facebookis irvitab selle üle avalikult. Just. Et, jah, meie õppisime, et on 2 aegade algusest ja kuni aegade lõpuni. Ja nüüd on jah, ma ei tea. Õnneks ei ole olnud kogemust teada saada, kuidas neid kõiki nimetatakse, aga okei. Elan edasi niisama ka. Et jah, selles mõttes ma olen rääkinud paari noorega. Ma ei hakanud neid nagu, kuidas öelda, vastupropagandat tegema, ma lihtsalt rääkisin nendega. Ja siis selgus, et tehakse neile ilus pilt, kõik, ma ei tea, kuidagi maalitakse, et jaa, kui sa lõikad ennast poisiks, et siis mis kõik perspektiivid sulle avanevad, eks ju. Ja siis ma hakkasin siis küsima, et mina hakkasin, et kas sul on räägitud, et kui sa oled mees, et siis sa võtad naise ja aga kuidas selle peenisega on? Ei tea, keegi pole rääkinud, eks ju. Aga sa tead, et sa võtad hormoontablette kogu aeg elu lõpuni, siis sa lähed ju, tihtipeale inimesed lähevad paksuks sellest ja karvaseks veel ju. Et sa pead ju habe hakkab ju kasvama, eks ju, ja nii edasi. Ei, sellest ei räägita. Et ma ütlesin, et aga hakka esitama küsimusi võtta, kuidas nende asjadega on. Et jah, selline propaganda käib ja Sarvikud olid veel siis lisaks omade asjadega seal juures, et praegust vähemalt üks pool on siis ära langenud ja loodame siis meie laste tervele mõistusele võib-olla. Aga võib-olla ongi atraktiivne, ma ei ole ise muidugi plaani pidanud ennast tüdrukuks lõigata näiteks. Aga jah, võib-olla jah, mõni Sarvik tuleb, räägib mulle, kui tore see on, eks ju. Ma ei usu seda, et see kuidagi tore võiks olla. Ja jah, Sarvikud said otsa, parasiidid said otsa ja jah, ega praegust väga palju ei olegi. Et lapsevanemad, kui te näiteks näete, kuidas teie laps on tõmbunud kuskile nurka, tema peale kapuutsi pähe, istub telefonis, eks ju, see on selge, see on üks niisuguseid tunnuseid, kus teda mõjutatakse. Ütleme, kui see ei ole soovahetusoperatsioon, siis räägitakse, et vanemad ei armasta sind. Nad vihkavad sind, nad ei hooli sinust üldse ja nii edasi, nii edasi. Ja see on jälle see sama teema, et see noor inimene lõpetaks enesetapuga. Ja mõni on ka lõpetanud muideks. Et pöörake tähelepanu sellistele asjadele, see on kindel märk, et tal on mõjutaja juures. Ja siis oleks aeg sellest mõjutajast lihtsalt lahti saada, vabaneda. Praegusel hetkel jah, võib-olla neid ei ole hetkel, aga sümptomid on sellised, et ühesõnaga info on ühepoolne, propaganda selline ja
ja siis mõjutaja mõjutab seda veel omamoodi veel ja nii edasi, et lastest on lihtsalt kahju. Noh, on mõned ka täiskasvanud inimesed, kes on sellega kaasa läinud, aga noh, täiskasvanuga on see keeruline asi, et noh, keegi ei saa talle seda mõistust pähe panna. Lapsel kuni täiskasvanuks saamiseni ikkagi vanemad ju otsustavad seda, eks ju. Et võib-olla kasvab välja sellest jamast. Et sellised uudised täna siis ja siis jälle enne ei tule, kui järgmine kord on. Just. Ja üks uudis veel. Nii. Ehk siis viimane maatriks või noh, kuidas me ta nimetame, süsteemi energia. Ja ta on tõsi küll, ta on väiksem kui siiamaani olnud on. Teised on olnud kõik suuremad, aga noh, sellele ei tasu nagu loota, et ta on nüüd väike ja mõttetu ja nii edasi. Et tema eripära oli see, et ta paigutas naiste munasarjadele sinna selja taha nii-öelda sinise kile. Eelmine maatriks paigutas sinna katlakivi, taolise mingisuguse aine ja see oli mõeldud mõlemal juhul selleks, et naised ei jääks rasedaks. Et selline asi, nii et ma panin ta nii-öelda üle kirjutama ja praegusel hetkel see kestab kuni vist pühapäevani välja, nii et 4 päeva julgelt, jah. Okei. Et nii suur ta ikka on, jah. Okei. Vot sellised, nüüd on küll kõik. Nüüd on kõik. Selge. Igal juhul ilusat suve jätku. Ma loodan, et suvi meil ikkagi tuleb ja jätkub. Jah, üks teadja inimene ütles mulle, et nüüd tuleb ilus juuli ja august ka veel. Okei. Võtame vastu tänuga. Võtame vastu, jah. Okei. Igal juhul ilusat päeva ja kohtumiseni. Kohtumiseni.